Head Avaandmete Foorumi osalised. Mul on väga hea meel teid täna siin tervitada. Tänane päev annab meile võimaluse arutada meile kõikidele olulistel küsimustel ja leida neile taaskord vastus, et me saaksime jätkuvalt anda avaandmete arengule Eestis edasi järgmise tõuke. Eelmine aasta, kui ma septembri lõpus siin samas Avaandmete Foorumil esinesin, siis kahjuks ei saanud olla valdkonna arenguga väga uhke. Meil oli tollal ligemale 80 andmekogu avalikustatud, teabe valdajaid, kes nõuet üldse täitsid, oli vähe. Täna, 7 kuud hiljem, on tegelikult avaandmete hulk pea kahekordistunud. Andmekogusi on kättesaadav üle 170. Teabe valdajaid on sarnaselt üle 40. Ehk näha on see, et areng on toimunud ikkagi väga suur ja väga kiire. Samamoodi, kui varasemalt rääkisime, et rakendust, et avaandmete kasutamist ei ole väga toimunud, siis jällegi täna saame öelda, et ka siin on üle 3 korra rohkem tekkinud kasutusalasi, kus avaandmeid on kasutatud. Samamoodi on laialdaselt leidnud kasutust ka andmeajakirjanduses, mitte ainult ka nii-öelda Open Knowledge Estonia poolt tellitud ja kureeritud, vaid ka tõesti ajakirjanikud ja hobiajakirjanikud kasutavad andmeid järjest enam. Ja kogu selle arengu ikkagi suur nii-öelda põhjus olete kõik teie, kes te olete tegelikult sellesse valdkonda panustanud selle 7 kuu jooksul. Nii et aitäh teile kõikidele, et kaasa tegutsemast, vanadele olijatele ja ka uutele. Aitäh teile. Kui me räägime avaandmetest, siis tegelikult avaandmed ei ole üks eraldiseisev asi, millega me nii-öelda riigi poolt tegeleme. Me vaatame kogu andmete elutsüklit. Avaandmed on üks osa lihtsalt sellest. Kõik hakkab ikkagi päeva lõpuks pihta andmete kogumisest, et kus kohast need andmed tulevad. Samamoodi andmekaitse küsimus, et tänase päeva üks väga tähtis teema on isikukaitse, andmekaitse, millistel juhtudel andmeid võiks avalikustada, millistel juhtudel mitte. Ja siin ongi see, et samamoodi meil erinevad töörühmad. Me vaatame andmehalduse poole pealt laiemalt, kuidas sinna sisse sobitub avaandmed. Avaandmed ei ole eraldiseisev üks väikene nice to have osa, millega me riigis tegeleme. Ta on ikkagi oluliselt laiem ja ta vajab läbimõtestatud juhtimist. Kui ma nüüd liiguks edasi, kuhu me oleme siis aastaga tegelikult jõudnud. Ma natukene varasemalt reetsin, et edusammud on olnud märgatavad. Aga võib-olla oleks parem ikkagi rääkida täpsemalt, mis on selle aja jooksul juhtunud. Ma võib-olla alustuseks räägin sellest, kuhu ja kuidas me üldse oleme jõudnud tänasesse päeva. Et paljudele võib-olla teadmata, siis esimene avaandmete portaal või siis piloot tegelikult toimus juba aastal 2012. Avaandmete portaal oli piloodis 2 aastat. Võib mult küsida suhteliselt pikka aeg. Esimesel aastal, kui avaandmete portaal avati, oli avaandmeid lisatud ligemale 6. Vaatasin täna hommikul veebarhiivist järgi, olukord oli suhteliselt nigelv. Aastal 2017 oli saavutatud 56 siis andmekogu nii-öelda avalikustamine. Seaduse muudatus, mis avaandmete valdkonda nii-öelda avas, jõustus tegelikult 2014. Ja 2014 tuli ka nõue IT-arendustesse, et kui MKM rahastas siis struktuurfondidest projekte, siis oli nõue, et avaandmetega peab tegelema. Kahjuks märgatavat arengut selline nõue avaandmetes ei toonud.
öeldi, jah, meil on kuskil avaandmed olemas, aga tegelikult ega keegi suurt midagi teinud. Ja päeva lõpuks ei olnud ka tegelikult riigi poolt selget sõnumit, et tegu on väga olulise valdkonnaga. Samal aastal 2014 avaldati ka siis avaandmete roheline raamat, mis on piltlikult öeldes valdkonna piibel. Toob välja põhilised sõnumid, kuidas avaldada, millistes formaatides. Kahjuks seda ei ole alates sellest ajast enam uuendatud. Ehk me oleme enda üheks eesmärgiks vähemalt juhiste ja raamistike poole pealt seadnud eesmärgiks seda teha. Siis 2016 aasta on võib-olla märgiline, et hakkasime MKM-i poolt tegelikult ka rahastama projekte. Kogu maht 5 miljonit ja iga projekti kogu summa oli ligemale 500 000. Väiksematel projektidel 250 000. Nüüd 2 või varsti 3 aastat hiljem võin öelda, et sellest suurest rahapotist on siis ikka veel põhimõtteliselt kõik alles. Et 4,7 miljonit on kasutada, ehk siis asutused, kes soovivad avaandmetega tegeleda, ütlevad, et ei ole ressurssi või soovite avaandmete peale luua tegelikult ise ka rakendusi, et kodanikele ja teistele eeskujuks olla. Teil on tegelikult võimalused olemas. Oma osalus 0%, olge lihtsalt mehed ja tehke ära. Me nüüd jõuame juba lähemale sellesse aastasse. Et teatavasti me ei ole ülemaailmses avaandmete edetabelis väga kõrgelt hinnatud. Me oleme Euroopas tagantpoolt, olime vist 4. Olime 6. Ühesõnaga, oleme seal täiesti taga lõpus. Et kui me olime esimeste seas, kes avaandmete portaali lõi ja avaandmetega hakkas tegelema, siis me suhteliselt kiirelt tegelikult läksime sinna tahapoole. Et avaandmete portaali loomine ei tähendanud seda, et asutused hakkasid andmeid ka lisama, millest on iseenesest äärmiselt kahju. Samas, see aasta võib juba julgelt öelda, et me kindlasti avaandmete edetabelis rankingus teeme suure hüppe. Esiteks, seda ilmestab siis avaandmete hulk. Samamoodi me tegelikult see aasta siis anname kõikidele andmekogudele, kus ei ole määratud ära litsentsi. See oli varem üks väga suur probleem, mis tuli välja ka kasutajate poole pealt. ITL-iga vesteldes oli üks sõnum, et me ei saa andmeid kasutada, kui ei ole määratud ära, et me võime seda tõesti taaskasutada. Ja et pärast ei tule, kui me loome mingi rakenduse, mis on tõesti meil on äripotentsiaali, ei tule see asutus ütlema, okei, aga tegelikult see ei ole avaandmed, selles mõttes, et võib natukene mulle ka anda. Et alati oli see väikene hirm ettevõtete poole pealt. Me nüüd võtsime otsustava sammu ja me lahendame ise selle ära. Ja kui vaadata seda tabelit, siis tegelikult nukkerpool on see, et Euroopa Liidu keskmine tegelikult kasvab. Kui me varem käisime enam-vähem kaasa, siis me nüüd eelmise aasta lõpuni me olime tegelikult stabiilselt. Mingit arengut Eestis avaandmetega seoses ei toimunud. Kuid aasta algusest saime endale väga heaks partneriks Open Knowledge Estonia ja kõikidele Open Knowledge Estonia stokele aitäh teile panustamast. Et OKE siis tegeleb igapäevaselt meil portaali haldamisega, aitab vajadusel siis asutusi, kellel tekivad küsimusi. Nad on ka täna tegelikult selle päeva sisustanud ja kokku pannud. Et suur aitäh neile. Ja kui aasta alguses oli meil siis 74 andmekogu avalikustatud, siis toimus selline vaikselt selline taaskäivitamine.
Alustati GitHubis siis kasutajate poole pealt tagasiside küsimist, mis on need andmed üldse, mida te soovite saada, mis eesmärkidel. Tehti mingil määral ka sellist tööd sellega, aga tegelikult asutused ei olnud veel kaasa tulnud. Ja kui vaadata 2018 kolmandat kvartalit, siis oli 86 andmekogu. See oli novembri alguse seisuga. Ja 29 asutust, 5 rakendust. Me otsustasime tol hetkel üheskoos Okega, et me peame kaasavale lähenemisele oluliselt prioriteetsema vormi andma. Me hakkasime kõikvõimalikest formaatidest alati kutsuma üles osapooli siis rääkima, mis on need andmed, mida te sooviksite saada ja täpselt prioriteetsuse poole pealt ka tegelikult asutustega ühendust võtma. Nii. Samal ajal me tegelikult avasime ka avaandmete uue portaali. See oli väga vastuoluline muudatus, tekitas väga palju vastukaja, nii negatiivset kui ka positiivset. Kui ülejäänud Euroopa ja ka maailm oli tol hetkel suuresti Seekani peal, siis me otsustasime JKN-i peale minna. Täna võib öelda, et see muudatus on ennast ära tasunud. Me saame tegelikult portaali arendada oluliselt kiiremini ja oluliselt lihtsamini. Ja saame teha seda tavalise haldamise sildi all. Näiteks on ühe muudatusena tekkinud siis võimalus näha, mis on andmeseti sees tegelikult, et ei pea alla laadima. Samamoodi me võtame juba praegult kõikidelt kasutajatelt tagasisidet, kus te näete, mida võiks portaaliga paremini teha. Ja tagasiside saadud, meil toimub iga kuu teisel reedel, toimub nii-öelda grooming, kus te olete kõik muide ka oodatud. Me võtame siis needsamad ettepanekud, mis GitHubis on esitatud, käime need läbi, kas võtame järgnevaste töötsüklisse sisse või mitte. Ehk tegelikult me ikkagi päeva lõpuks teeme seda portaali teie kõigi jaoks, kes esiteks andmeid avalikustavad, aga ka kes kasutavad. Ja näidustamaks seda kaasavat lähenemist on siis siin näha, kuidas me küsime siis andmete poole pealt. Keegi on, Anne-Grete on kirjutanud näiteks Maksu- ja Tolliameti andmete kohta. Ma sisu umbes mäletan oli vist see, et Maksu- ja Tolliametil on küll andmed olemas, aga neid ei ole avaandmete portaalis viidatud, et seda võiks tegelikult teha. Ja me käime seda nimekirja samamoodi läbi. Iga kuu, teine reede ja pärast siis portaali poolt. Ja käime samamoodi, mis on prioriteetsed, kus on see tegelikult see eesmärgipärasus olemas, mida üldse võiks avalikustada, kas sinna on mõtet ressurssi suunata asutusel või see on rohkem nice to have. Et me ei hakka ühtegi asutust niisama kiusama, ühendust võtma, et nüüd palun tehke seda või seda, et keegi lihtsalt huvi pärast tahab teada, kas sellised andmed on olemas. Et kõik ikkagi päeva lõpuks saab üle vaadatud ja ka isikud, kes neid soove tegelikult avalikustavad, nendega räägitud. Ja vajadusel nende soovid siis täpsustatud, sest tihtilugu tegelikult ka kodanikud, kes seda portaali kasutavad, ei tea täpselt, mida nad tahavad. Nad aimavad, et äkki see võiks olla näiteks kuskil Maaeluministeeriumi haldusalas olevad andmed, aga ega neil ole kindlust ka. Tundub lihtsalt päeva lõpuks võib-olla üldse see RMK-l. Ehk tegelikult me ikkagi aktiivselt tegeleme kogu selle poolega. Ja siin on näha ka samamoodi tegelikult, kuidas portaali arendus on toimunud. Et nagu te näete, 88 siis üles kerkinud probleemi on suletud
32 on siis, see oli vist paaripäevase viivitusega, oli veel siis avatud. Võtsime jälle järgmised teemad nii-öelda töötsüklisse, kuu aja pärast siis Oke saab esitada, mis on tehtud selle aja jooksul, mis mitte. Ja siis seame juba järgmised uued prioriteedid. Ehk siis ma selle osa lõpetaks sellega, et kui teil on tagasisidet, kui te näete, et midagi võiks muuta, midagi võiks teistmoodi teha, kas või meie enda töös, siis kirjutage. Tahate kaasas käia, rääkida, samamoodi andke teada, iga kuu teine reede, see võimalus on olemas. Ja nii, nüüd on millegi pärast. Nii. Samamoodi ma enne mainisin rakenduste poole pealt. Et kui varem oli meil rakendusi 5 kanti, tegelikult 5 oligi, siis nüüd on oluliselt kasvanud. Kui ma ei eksi, siis tänasel hommikul oli neid 18. Ja näiteks see on üks väga huvitav näide, kus siis orienteerujad on siis avaandmete pealt teinud kõikidele vabalt kättesaadavaks siis orienteerumiskaardi. Ma ei ole kindel, kas ma ise seda võib-olla aktiivselt kasutan, aga sellegi poolest hea näide, kuidas andmeid saaks ära kasutada. Samamoodi mulle endale väga meeldib õhuseire poole pealt. Näete oma kodukohas ära, kui õhukvaliteet on halb. Ehk ütleme nii, et kui ühendada ära kas näiteks targa, ma ei tea, valgustiga, siis miks mitte Louisville, Kentucky järgi USA-s, kus siis astmaatikul antakse teada, palun jää koju, ära mine välja. Ehk tegelikult avaandmete pealt on seda võimalust juba teha. Avaandmete puhul on tegelikult, avaandmed on ka tegelikult üles kerkinud ka krattidega seoses. Meil eelmine aasta alustas siis krattide ekspertrühm. Ja krattide ekspertrühma raames me oleme rääkinud siis nii erasektori, avaliku sektoriga, akadeemia, õiguse poole pealt. Ja üks pool, mis välja tuli, on siis avaandmete vähene avalikustamine. Ja seda just erasektori poole pealt. Ma näen tegelikult avaandmetel kasu ka avaliku sektori sees kratiprojektidel. Et kui meil on olnud siin mõned projektid, kus küsitakse, ma toon siis kohe konkreetse näite, et huvitav, kas me saame ilma andmetele ligi kuskilt, siis täna, nüüd mõned päevad tagasi lisati ka ilma andmed ilusti avaandmete portaali ülesse. Ehk tegelikult enam ei ole sellist kõhklust, et kas me üldse saame nendele andmetele kuskilt ligi ja ei pea hakkama otsima seda kontakti, kuidas teistest asutustest siis andmetele ligipääsu saada. See on oluliselt lihtsam, saab ära vaadata, millise kvaliteediga andmed on ja ka selle pealt tegelikult otsustada, kas projektiga on mõtet edasi minna või mitte. Väga hea näide tegelikult avaandmete kasutamisest ja rakendusest, mis on tegelikult ka juba nii-öelda töös. Usun, et paljud teist teavad, see on PRIA Satikaga ja mida siis Satikas teeb, on see, et ta vaatab Sentineli satelliidipiltide pealt biomassi muutust. Ja selle põhjal siis antakse neile, kes ei ole siis niitnud teada alguses SMS-iga, et meie andmetel te ei ole kordagi põllumaad niitnud. Kui inimene selle peale ei reageeri, siis saadetakse veel kord meeldetuletus ja kui ikka, siis läheb tegelikult see ametnik lõpuks paikvaatusele. Miks see tähtis on? Me iga aasta riigina toetame ligemale 200 miljoniga oli vist põlluharimist. Ja üks tähtis tingimus on see, et kui sa saad põllutoetust, siis sa vähemalt aastas 1 korra võiksid ju tegelikult põllumaad ka harida, niita. Et miks me muidu toetust maksame? Siiamaani käis see selline paikvaatlustega, mindi koha peale, nähti ei olnud niidetud, võeti ühendust siis põllumehega, ta ütles, ma homme niidan või ma teen seda järgmine nädal. Ehk siis kogu aeg oli see, et me tegelikult põhimõtteliselt maksime toetust maksimaalselt välja ja mitte keegi kunagi midagi halba ei teinud.
Esimese aastaga see projekt suutis siis 600 000 euro väärtuses tuvastadagi neid põllumehi, kes tunnistasid ausalt üles. Jah, me tõesti ei niitnud ja küsisime hüvitist niisama. Siis inimtööjõudu säästsime 65 000. Kõik need andmed on tegelikult kõikidele teile vabalt kätte saadavad ka. Et tahate, võite vaadata, aga samamoodi on nende satelliidi andmete pealt uuritud erinevate puuliikide poole pealt, kuidas metsad, millest koosnevad, siis samamoodi erinevaid põllukultuure. Ehk tegelikult kasutusvõimalusi on palju ja ma kujutan ette, et see ei ole ainult põllu harimise poole pealt, vaid ka laiemalt kasutatav. Nii. Siis samamoodi on kasutust leidnud ka andmeajakirjanduses. Et siin on väga hea näide sellest, et me saame tegelikult teadmuspõhiselt argumenteerida ja leida vastused. Et siin küll ei ole näha, siis kui on arvamus, et kellel on BMW, on siis suur liiklusrikkuja, jah, ta on ka. Aga mis võib-olla välja ei tule, on see, et 2 automarki on veel suuremad liiklusrikkujad. See on siis, üks oli Porsche, võib-olla lihtsalt neid on tegelikult populatsioonis vähe, ja teine on Lexuse juhid. Et nende liiklusrikkumiste arv on lihtsalt nii kõrge, et nad ei mahu siia tabelisse ära ka. Aga jällegi, me saame tegelikult vastuseid nendele kõhklustele, mis meil on olnud, ja kinnitust. Jällegi, avaandmete pealt tehtud. Väga lahe näide. Nii. Me samamoodi oleme otsustanud igatpidi toetada kõiki asutusi, siis, kes avaandmetega abi vajavad. Et olgu see siis koha peal, rääkida avaandmete poole pealt, tehniliselt nõustada. Ehk kui jätkuvalt küsimusi on, siis alati võib kas OKE või siis MKM-ist minu poole pöörduda ja leiame kindlasti küsimustele lahenduse. See aasta siin oli vahepeal see groomingu protsessist, okei, ma räägin sellest ka siis. Groomingu protsessis, see on küll ingliskeelne, aga siin on põhimõtteliselt näidatud ära siis, kuidas see protsess kujuneb. Et me hindame tegelikult üldse selle küsimuse väärtust, kas võiks ja ka siis prioritiseerime vastavalt huvi üles näitamisele. Nii. Ja me selle aasta alguses käivitasime ka sellise hellita nimedega võib-olla nõudeprotsessi, et kõik, keda see puudutas, aitäh teile, et tegutsesite. Me vaatasime, mis olid varasemad lubadused avaandmete avalikustamiseks asutuste poolt. Meil oli nõue olemas aastast 2014. Asutused olid kohati lahkelt maininud, mis neil avaandmetena peaks olema avalikustatud. Teatud projektide raames ka tegevusi lubati. Ja me siis hakkasimegi, siin võib-olla tahaks tänada MKM-ist Mari, kes siis ilusti käis ka kõik asutused läbi, kontrollis kõik SF-taotlused, struktuurfondide taotlused üle ja koostasime siis ilusa nimekirja, et kes on tegelikult ikkagi lubanud ja kes ei ole oma lubadusi täitnud. Ja aitäh ühesõnaga kõikidele, et te olete tegutsenud, et ma arvan, et see mängib kindlasti rolli ka tänasel 170 andmekogul. Et aitäh teile. Ja samamoodi, nagu enne mainisin, me hakkame määrama vaikimisi siis litsentse. Et kasutustingimustest tuleb see välja. Teil on alati muidugi endal võimalus määrata litsentse, aga kui te seda ei tee, siis me peame kahjuks ise otsustama, sest vastasel juhul, kui teil ei ole litsentsi antud, siis tegelikult see on argumenteerimise koht, kas ta on üldse, kas tegu on avaandmetega või mitte. Mis on meil edasised plaanid? Esiteks, tänase päevast tuleb ka juba välja avaandmete selge määratus ja õigusselgus. Avaandmete üle on väga palju diskussiooni, eriti just õiguse poole pealt. Kas tegu on avaandmetega või mitte? Kas võiks avalikustada
või mitte, kas on avalik huvi ja nii edasi. Ma loodan, et tänane päev suudab mingil määral sellele selgust tuua. Loodan, et paneel on sellest poolest ka huvitav ja erinevad privaatsuse ja kasutatavuse poole pealt küsimused saavad mingil määral äkki vastatud. Selge on see, et me peame hakkama kuidagi siis asutuste poole pealt ka seda koormat võib-olla vähendama või siis aidata neil neid otsuseid teha. Siin on võib-olla mõistlik õppida Iirimaalt, kes on tegelikult avaandmete poole pealt üldse maailmas üks esimesi riike. Ja neil on selle jaoks olemas andmete auditi töövahend. Kui ei ole varem isikuandmete poole pealt analüüsi ja auditit läbi viidud, siis antud töövahend aitab lahti mõtestada, kas andmeid üldse võiks avalikustada. Seal on samamoodi ühe küsimusena isegi avalik huvi. Ehk siis Iirimaa on ka selle hoiaku võtnud, et ega kõik ei ole mõtet lihtsalt avalikustada. Et kui avalik huvi on olemas ja isikuandmeid ei ole ja seal on mõned üksikud küsimused veel, siis võiks avalikustada vastavalt tegelikult, mis andmetele antakse ka siis soovitusformaadi osas. Ma näen, et seda võiks samamoodi see aasta ette võtta ka Eesti poolt. Siis praegult raames Euroopa Liidus on lauale tekkinud selline asi nagu high value datasets või kõrge väärtusega andmed. See on üks osa, mille üle ma ei saa olla Eesti poolt vaadatuna tegelikult õnnelik. Me jätkuvalt müüme andmeid, öeldes, et andmete müümine kuidagi kaitseb siis isikute huve, mis mulle tundub, et ei ole üldse nagu mõistlik põhjendus. Sa ei pea põhjendama, miks sa andmeid tahad kätte saada, vaid kui sa maksad, siis saad andmetele ligi. Ma väidan, et kui andmeid saab nii lihtsakäeliselt tegelikult välja anda, siis võiksid olla samamoodi juba avaandmetena kätte saadavad. Ja just sellega tegelikult High Value Datasets või HVD tegeleb. Et see tuleb nüüd arutusele nüüd juba oluliselt põhjalikumalt maikuu keskel, siis hakkavad käima erinevad töörühmad. Ja selle raames siis määratletaksegi ära, millised on need valdkonnad. Valdkonnad on tegelikult määratletud, need oli vist minu teada 7 tükki. Ja ühe osana näiteks oli seal maksuandmed, statistika. Et Euroopa Liit näeb ka, et teatud juhtudel küsivad liikmesriigid põhjendamatult tegelikult rahaandmete eest. Ja nüüd ongi siis töö Euroopa Liidu poolt käimas ja ülemineku aeg, kui see aasta see seaduse muudatus vastu võetakse, on 2 aastat. Ja ainult põhjendatud juhtudel, kui see on asutuse püsikuludest väga määrav osa, võib selle 2-aastase üleminekuperioodil mingisugust raha siis asutus küsida. Aga ka siis vähemal määral. Nii et ühesõnaga me võiksime tegelikult ise ka samme astuda. Ma rääkisin seda sama asja ka eelmine aasta septembris, et ärme oota seda, et Euroopa Liidu poolt tulevad nõuded, teeme midagi ise. Siis teine asi, läbipaistvus asutuses olevatest andmetest. See võib-olla ei ole nii avaandmete spetsiifiline ainult, aga ma olen seda meelt, et igal kodanikul, igal ettevõttel peab olema õigus näha, kus kohas, mis asutustes on tema kohta andmeid. Me ei räägi siin sellest, et peab olema selge ülevaade, et jah, need andmeelemendid siin on sinu kohta olemas, vaid kas või teadmine, et Maksuametis nendes registrites on sinu kohta andmeid. Ja ma arvan, et see esiteks annab ka tegelikult avaandmete poole peale tõuke päeva lõpuks edasi ja ka andmete taaskasutuseks. Kui ma tean, et selles asutuses on minu kohta olevaid andmeid, siis on mul tegelikult ka õigus nende andmete ligipääsu küsida ja neid vajadusel kasutada. Siis me jätkuvalt tegeleme edasi avaandmete portaali arendusega ja siin võib-olla varem mitu korda öelnud, kui teil on tagasisidet, andke teada.
Samamoodi me oleme tegelikult võtnud ühe sellise suure otsuse vastu, et me hakkame portaali koondama kõiki Eestis puudutavaid andmeid. Ehk siis me ei räägi enam ainult avaliku sektori poolt kogutud andmetest, aga ka ülikoolid, näiteks NASA, kellel on Eesti õhukvaliteedi ja lumevaiba kohta info olemas. Et ka tegelikult see info võiks olla kättesaadav. Et kui ma tahan ikkagi Eestiga seonduvat andmeanalüütika projekti läbi viia, siis oleks hea teada, et peale Eesti on tegelikult meie seireinfot on ka mujalt kättesaadav ja ma ei peaks hakkama mujalt otsima, sest ega päeva lõpuks, kui seda ühest kohast kättesaadav ei ole, siis ega ka kasutaja, kodanik ei tea, et neid andmeid kuskil võib-olla üldse olemas on. Kui sa ei tea, sa ei oska küsida. Et see otsus on veel väga värske. Me kindlasti käime need kõik küsimused samamoodi, nagu me kõikide suurte otsustega teeme, käime läbi avaandmete töögrupis ja samamoodi me tegelikult võtame ka tagasisidet ja otsuseid avaandmete foorumil. Ehk siis kõik küsimused saavad alati osapooltega läbi arutatud. Ja siin kutsun kõik ikkagi osalema avaandmete töögrupis, foorumi töörühmades, aga ka siis tegelikult andmehalduse ja siis andmeteaduse koostöövõrgustiku kohtumistel, kus me siis koos Statistikaametiga räägime, mis meil on riigis plaanis andmehalduse poole pealt, küsime tagasisidet, et päeva lõpuks on ikkagi diskussioon. Siis mainisin ennem rohelist raamatut, pikka aega pole uuendatud. Me plaanime see aasta tegeleda siis ühtsete standardite ja raamistike loomisega. Paljuski saab kasutada ära seda, mis on varasemalt loodud. Mingis osas kindlasti tuleb uuesti tööd teha. Ja see info kindlasti jõuab avaandmete töörühma ja te saate seal siis sellesse panustada. Mõned teemad, kuidas andmeid avaldada, millist metaandmestikku tuleks avaldada, kuidas tagada andmete kvaliteet. See on tihti tuleb probleemina või selle pidurina, miks andmeid ei soovita avaldada. Ehk siis proovime neid kõhklusi ja kahtlusi natukene kummutada. Ja siis andmekogudele viitamine. Teate, ma ütlen ausalt, mul ei tule isegi meelde, mis ma siia mõtlesin. Nii et ma arvan, et ma lõpetan samamoodi nagu eelmine aasta, et andmete taaskasutus peab saama uueks normaalsuseks. Et aitäh kõikidele, kes täna siia avaandmete foorumile on tulnud. Aitäh teile, et te panustate valdkonna arengusse ja ma hea meelega nüüd võtaks mõned küsimused, kui neid on. Aitäh teile! Kas kellelgi on küsimusi? Kui ei ole küsimusi, siis aitäh teile. Yes. Yeah, hello, I'm Clavis. Yes, thank you very much for this presentation and sorry to use English. No problem at all. One thing what you correctly mentioned was the accessibility of data. For example, a lot of, I'm myself an e-resident of Estonia, and we see a lot of comments from e-residents on the Facebook group that a lot of data of e-residents is made public by the government. I mean, the moment you register a company as e-residency, you start getting a lot of spams and a lot of mails from a lot of companies or a lot of advertisers, and this is really surprising that people are talking that your data is safe, and the moment someone accesses your data, you come to know. But this is something, the question that a lot of e-residents are asking. So this is one thing I wanted to know, but that's what rightly you brought to the notice. And second is, I had also, or I would like to know about the data of, say, medical facilities, like the hospitals. I mean, when we talk about Estonia, we say that the most advanced country in the world digitally, and we get all the things done very quickly. But the most important thing in the world is
a person's health. And I had myself an experience that I had to wait 6 hours to be attended by a doctor. And this is something I feel, do we access this data? Do we collect this data? How much a patient has to wait till the time he is attended, and why so much, like when we are very few people? Thank you very much. Yes, thank you. So the first question. Unfortunately, or in some cases, it's actually from a positive side as well, that this data is not only made available regarding e-residency, but for everyone. So it includes all Estonian businesses. Right now, only a limited set of information about companies is made available. I myself know that feeling as well, that you get spam and so on from registering a company. But I think that little negative aspect overweights the positive that transparency actually gives. So for me, I don't see it as a problem. It's just a nuisance. And in the end, we need better spam filter, to be honest. Yes. The second thing regarding healthcare, long waiting times. I think many of us here have been there. It's not unusual to wait 4 hours in emergency. From the positive side, Estonian healthcare is actually one of the most efficient in Estonia, or in Europe and in the world. So that's a positive side. I wouldn't want to go somewhere else if we are the efficient ones. Regarding collecting health data, we are doing that. Unfortunately, different larger hospitals are sometimes using their own healthcare information systems. So it's not 100% compatible, and they don't often want to share that information as well. Some is shared nationally in the health information system, but some is kept for the hospital themselves. So I think that's not the bottleneck here. I think it's more about salaries for the doctors and so on, for the nurses, and we can solve it from that side. But yeah, I know this sucks probably for everyone. So anything else? Any questions? Yes? Yeah? Mats Aluvõrd, Tallinna Ülikool. Kas MKM-il teil on mingi plaan ka selle kohta, et kuidas koolitada neid nõndanimetatud data stewardeid, kes hakkaksid nende andmetega tegelema laiemalt üldse, mingi koolitusprogramm, projektid, seda toetada ja nii edasi? Jah, andmehaldurite poole pealt me alustame kindlasti teatud mõttes koos Statistikaametiga tegelikult nii-öelda materjalide ja loodame ka leida siis koolitajad, kes aitavad meil siis andmehaldurit välja koolitada. Meil on esmajärjekorras praegult näiteks andmekirjelduse poole pealt on meil töö käimas. Me oleme tegelikult andmehalduri nii-öelda selle kompetentsimudeli valmis loonud. Täna, kes selles töörühmas osalevad, te saate ka tegelikult panustada sinna, anda endapoolsed tagasisidet. Ehk kindlasti me ei jäta mitte ühtegi asutust niisama omaette aru saama, et mida nad peavad siis järgmisena tegema. Me kindlasti proovime juhendite, vajadusel koolitustega siis valdkonda toetada. Ehk see jääb kindlasti nii-öelda meiepoolne tugi on olemas. Ja seda enam, et tegelikult see seaduse muudatus, kui ma ei eksi, kohustab neid andmehaldureid, oli 2000 selle aasta septembrist. Oli ei olnud päris nii hull. Okei, nii hull ei ole olukord, aga üldiselt jah, et me kindlasti toetame. Nii. Okei, aga kui rohkem küsimusi ei ole, siis aitäh teile!